SEB 5 Tartu rulluisumaraton stardib juba laupäeval, kui toimuvad lastesõidud ja Tartu esimene rulluisusprendivõistlus. Kuidas on sujunud ettevalmistustööd maratoniks? No ma usun, et korraldajad on peaaegu valmis ja nagu ka juures olevad pildid näha, siis suuremad ehitustööd on juba käimas ja kõik see, mis siis peaks siia Narva maanteele üles ehitatama, see on igal juhul ilusti graafikus ja ma usun, et kõik muud teenistused on ka ilusti oma tööde tegemistega järje peal ja eks homme ole see kõige tõsisem ettevalmistuste päev ju alles tulemas ja ma usun, et laupäeva lõunaks on kõik asjad ilusti valmis ja pühapäeva hommikuks, kui antakse start juba poolmaratonile, täismaratonile, siis on kõik 110% ilusti valmis. Millised on korraldajate viimased soovitused või nõuanded enne maratoni neile, kes tulevad siia uiskudel? Need, kes tulevad uiskudel, ma usun, et enam ei maksa trenni teha ja kindlasti ei maksa nüüd mõelda sellele, et kui varem ei ole sõitnud, et siis nüüd peaks alustama, et see aeg on kahjuks möödas, aga kindlasti soovitame puhata, soovitame korralikult süüa ja loomulikult tuleb ka uisud korda teha, kellel veel uisud üle vaatamata, siis natukene õli tasuks kindlasti uiskudele panna ja kellel omal oskused uiskude hooldamises puuduvad, siis kindlasti erinevate spordikauplustest teid aidatakse, nii et igal juhul vaadake oma uisud üle ja loomulikult mõelge ka sellele, et laupäeval võiks tulla siit samast võistluskeskusest läbi, võtta välja oma stardimaterjalid, saate ka numbrid, inforaamatud, kõik selle üle vaadata, ette valmistada, nii on pühapäeva hommikul palju vähem tegemisi ja kindlasti lugege meie kodulehekülge, seal on palju kasulikku infot selle kohta, mis ja kuidas on korraldajatel planeeritud ja kui olete selle info üle vaatanud, siis on teil ka märgatavalt kergem rulluisumaratonil tegutseda. Millised on soovitused neile, kes tulevad maratoni lihtsalt nautima ja pealt vaatama? Need, kes tulevad maratoni lihtsalt pealt vaatama, nendel kindlasti soovitaks ennast kurssi viia ajakavaga, loomulikult üle vaadata ka asukohaskeemid, et oleks siis koha peal lihtsam orienteeruda, mis ja kus ja loomulikult on lubatud ka lippe loosungeid teha, et oma sõpradele, tuttavatele kaasa elada ja ega seal muud ei olegi, kui vaim valmis panna ja kohale tulla pühapäeval ja laupäeval. Kuidas on kõige mõistlikum siia liigelda ja kust saab infot maratonipäevade liiklusskeemide kohta? Kõik info ja liiklusskeemid on leitavad klubi Tartu Maraton koduleheküljelt www.tartumaraton.ee ja kui kellelgi seal midagi segaseks jääb, siis võib loomulikult korraldajatel helistada või kirjutada, et täiendavat infot saada. Aga siia samma saab tulla Tartu inimestel ilmselt kõige lihtsamalt jalgrattaga, jalgsi või miks mitte uiskudel, aga need, kes kardavad natukene, et võib-olla uisutamist saab liiga palju, siis miks mitte ka jalutada, uisud näpus siia ja siis käia uisutamas ära ja saab mõnusasti koju jalutada ja need, kes on ikkagi kaugemalt tulemas või kes peavad vajalikuks autoga tulemist, siis kindlasti soovitame parklate skeemi üle vaadata, siis leiate ka vajalikud parklad kergemini üles, aga kindlasti soovitus kohalikele tartlastele, et tulge jalgsi rattaga uiskudele, et nii on teil endal palju lihtsam ja palju mugavam. No ilmateade on siin nädalavahetuseks lubanud vahelduva eduga nii kuiva ilma kui ka väikest vihma, et kas vihm mõjutab ka maratoni? Ilmateade on jah tõepoolest väga muutlik olnud ja kui nädala alguses veel oli vägagi selge, et neljapäeva õhtul läheb ilm ilusaks ja nädalavahetusel on vihma ei saja, siis hetkel lubatakse vahelduvat pilvisust ja niisugust muutlikku ilma, et mis vist on üsnagi tõenäoline Eesti ilmastikuoludel, et mis lõplikult tuleb, see saab selgeks ikkagi ilmselt pühapäeva õhtuks alles, aga pigem on see ilm kuiv ja vihma küll tulla ei tohiks, aga iial ei või teada, aga kindlasti toimuvad kõik üritused ka vihmaga, nii et vihmaga rulluisutamine kindlasti ära ei jää, lihtsalt sõidetakse aeglasemalt ja rahulikumalt, aga juhul, kui laupäeval peaks vihma sadama, siis laupäeval on natukene võimalik ka näiteks sprintide aegu nihutada, et siis ilmselt teeme natukene stardiaegades parandusi, et suurem vihmasaavin mööda lasta, aga pühapäeval igal juhul antakse stardid selliselt, nagu nad on planeeritud, aga loodetavasti ikkagi ilusa ja päikselise ilmaga. Suur aitäh ja edu viimasteks kiireteks korraldustoiminguteks! Aitäh!